Tere head kuulajad, alustame saatega sarjast Äri uus tase. Täna on mikrofoni taga ees, vaid just õige öelda, mikrofoni juures on täna Kristjan Hiiemaa, tuntud kui Erpli asutaja ja teise mikrofoni läheduses on koha sisse võtnud Glen Pilvre, tuntud ka kui küsimuste esitaja. No alustame natuke kaugemalt, kui vaadata ajast tagasi, Erpli ei ole päris selline eilne ega üleeilne ettevõte, et kuidas olid ajad aastal 2010 umbes versus tänane päev? No ilmselt umbes samad, et 2010, kui me oma ettevõtte asutasime, oli ka väga selline korralik majanduskriisi aeg. Hetkel on võib-olla otseselt majanduskriisi ei ole, aga tulemas on selline AI ja uute lahenduste ülekülluse kriis, et igaüks oskab asju teha ja saab asju teha, et see vajab uusi lähenemisi ja ettevõtetel on kindlasti palju uusi võimalusi oma tooteid müüa, lisaks e-poele, MCP, agendid, nii edasi ja reaalsus nagu muutub päris kiiresti, et hästi huvitav aeg on, et täpselt sama huvitav nagu oli siis. No siis oli internet olemas, täna on ta ka endiselt olemas. Põhiliselt, ma saan aru, kõik selline äritarkvara, raamatupidamistarkvara juba selle sajandi algusest nii-öelda liikus ju veebi, oli veebipõhine. Ilmselt see 2010 oli sama aeg, kus kõik toimus pilves. Kas siin on ka mingisugused muudatused? Ja kindlasti, et praegu hetkel äritarkvara liigub mobiili ja peale seda tõenäoliselt liigub chati ja võib-olla ühel hetkel muutub täisautomaatseks, et muutub nagu nähtamatuks, et kes teab, mis järgmiseks tuleb ja iga järgmine põlvkond toob uued kasutajaharjumused kaasa ja ootused, et ootused tarkvara vormile ja tema poolt tehtavale muutuvad, et kui me võtame äritarkvara 2010, ega ta väga palju erinenud äritarkvarast 95 või eelnevalt veel, ma ei tea, kartoteegist, et panid andmed sisse ja kobaga midagi said kätte ka sealt. Et täna me oleme jõudnud aega, kus äritarkvara suudab juba öelda, mida teha, mida paremini teha, mida mitte teha. Üsna lähedal on aeg, kus ta hakkab ka midagi ise tegema, tellima, ma ei tea, hindu alandama, kaupa välja saatma automaatselt, eks ju. Et see integreerituse tase nagu süveneb ja ettevõtetel ei ole vaja nagu muretseda selle pärast küll, aga tasuks neid lahendusi kasutusele võtta, kuna sellest tuleb täiendavalt efektiivsust, et mahtu kasvatada odavamalt põhimõtteliselt on võimalik. Räägi sellest natuke täpsemalt, sa mainisid, enne oli ta kusagil kaugemal, nüüd on ta või läheb mobiili. Mida see tähendab? No inimesed istuvad mobiiltaskus või käes kliendi juures, objektil, laos, selle asemel, et arvutist midagi vaadata, kõik keeldavad ja ootavad ja võiksidki kasutada mobiilis oma tarkvara lahendust, ehk siis, et võtad oma kaubasaatelehed VMS-i rakendusest Erplis lahti ja paned need trükid digitellimuse juba otse mobiilis ja skännid, mitte ei lähe arvutisse ja trükipabereid seal, et selles mõttes e-dokumendid on nagunii 2027 juba üldiselt kohustuslikud, nii saatelehed kui kõik muud ja anda töötajale mugav võimalus teha oma tööd juba olemasolevas seadmes või anda talle uus seade või anda talle seade, et see on kindlasti nagu ratsionaalne. No ma just mõtlesin seda, et kas see ikkagi tähendab, et mobiil on tegelikult ühendus internetiga, need andmed on kusagil pilves või on see täiesti selline lokaalselt mobiilis paiknev tarkus? Eks andmed on nagu mõlemas kohas, et andmed on mobiilis, töötada offline'is, nagu kui on kehv internet kuskil laos näiteks või üldse ei ole mobiiliühendust ja samal ajal andmed on internetis, et ma usun, et on nagu mõlemas kohas. Et eks tendents on, et andmed liiguvad jällegi enda telefoni tagasi, kuna telefoni võimeks kasvab ja ütleme paljalt internetis olev tarkvara võib-olla ühel hetkel ei ole enam piisavalt võimekas, aga eks elu näitab seda, et raske öelda, et eks seal inerts on suur, et enamasti äritarkvara muutmine ei ole nii lihtne, et peavad olema suured põhjused seda teha ja omal ajal, kui sellised pilvepõhised lahendused tulid, nende suur pluss oli ikkagi see, et inimesed said korraga juurdepääsu oma süsteemidele, et see ühenduvus on nagu võtmesõna, et see tegelikult ju ei kao ometi ära. Internet ei kao kuhugi et ma arvan, et see ainult süveneb siin, et täna lihtsalt on nagu internetipõhiselt nagu tulevad AI-d ja muud lahendused juurde, mis teevad inimeste elu lihtsamaks, et enne pidid internetis käsitsi neid tegevusi tegema või oma tavatarkvaras. Nüüd tuleb siin AI kiht juurde, mis aitab automatiseerida kõike, nii et ma usun, et see loodetavasti annab inimestele aega juurde, et inimesed saavad vaba aega, et käia shoppamas ja puhkamas ja ma ei tea, teatris ja kinos ja nii edasi. No mida AI seal täpsemalt tegema hakkab? Ütleme tänase seisuga juba peaaegu ja siis
vaatame natuke edasi. No täna ta teeb juba analüüsi ja täna ta suudab internetist nii-öelda tellimusi vastu võtta, tellimusi välja saata, suudab erinevaid aruandeid koostada, erinevaid nii-öelda tööprotsesse võib-olla juba sooritada lihtsamaid, eks ju. Ma usun, et tavainimese jaoks see on juba päris palju, on ju, et noh, näiteks selle asemel, et teatripileteid ise käia klikkimas ja otsimas, siis saad juba agendi teha, mis siis käib ja otsib neid pileteid sinule ja annab teada. Ühel hetkel lihtsalt juhtub selline turu küllastamine, et kui neid agente on liiga palju, siis ühel hetkel nagu need omavahel konkureerivad ja parimad saavad need piletid ja kiiremad ja ülejäänud ei saa ikka midagi, nii et ega see no see tundub muidugi ikka selline natuke ulme, et teatripileti või mis iganes sellise täna juba on see olemas. Ta võib nagu olla olemas, aga noh, mul ei ole ju tegelikult kontrolli, et kas ma nüüd istun tagareas, istun kusagil rõdul või noh, et mul peab nagu see vastutus, inimesel peaks olema see. Sa ei saa üldse neid pileteid osta. Teatri peab muidugi selline näide, et neid ei saa. Vahet ei ole kuhu, et sa ei saa üldse midagi osta. Sa ei saa uksest sissegi. Aga noh, kui me võtame mingisuguse sellise teise valdkonna, kus on ikkagi täidesaatev roll agendil põhimõtteliselt olemas, aga kas ta teeb ka õige otsuse? Sama hästi võib küsida, et kas inimene teeb õige otsuse, et selles mõttes, et eks seal on alati küsimusi, eks ju, et inimesed teevad ka vigu ja see on normaalne, eks agent teeb ka neid samu vigu ja eks neid saab korrigeerida ja uute andmete pealt jällegi tehakse võib-olla uusi vigu, et või vahepeal läheb ka täppi, et ma usun, et see küsimus ei ole nii väga nendes otsustes, et küsimus on selles, et sa annad selle otsuse kriteeriumid ette sinna ja selle põhjal lihtsalt tulebki see tulemas välja ja kas sulle meeldib või mitte, et see on nagu küsimus, et kas sul on valikuid, alternatiivina sa ei saa üldse seda piletit või midagi osta või sa pead kellegi palkama, kes nüüd seda nii-öelda klikki seal teeb, eks ju, et kas sa oled nõus selle nii-öelda töötaja eest maksma seda raha, eks ju. Et võib-olla see agent on nagu selles mõttes odavam. Aga noh, kindlasti äritarkvaral on nagu oma roll seal, et tuua neid lahendusi nagu selgelt ja mugavalt inimestele nagu nii-öelda koju kätte või kontorisse kätte, et aga see algab nagu selgetest tööprotsessidest, äriprotsessidest, et ma usun, et kui need äriprotsessid on selged, siis saab neid automaatsemaks teha ja AI on kasulik seal. Kui need äriprotsessid ei ole selged ja sa ei tea, millist rida sa tahad või sa ei tea üldse, mis sa teha tahad, siis seal AI-st ka suurt kasu pole midagi. Kas AI ei oska sulle selgitada, mida sa võiks tahta? Ta oskab selgitada, kui sa küsid, et ta ei tea ju, mida sa tahad ja selles mõttes on kindlasti nagu probleem sellega, et enamasti on ka raske isegi, kui sul on ka olemas seal chatbox, mis võimaldab sul teha väga korralikku analüüsi oma äri andmetest, siis tekib küsimus, et sa ei oska neid küsimusi esitada. Sa ei tea, mida küsida, et ta oskaks kõike vastata, aga noh, siis ta peabki hakkama, selles ongi nagu see agendi roll või äritarkvara automaatika roll, mis võimaldab tegelikult siis neid küsimusi hakata inimesele saatma. Et probleem ei ole mitte selles, et süsteem ei oska vastata, vaid probleem on selles, et inimesel võib-olla pole aega, pole võib-olla kogu ülevaadet, mida võiks küsida ja siis ei küsitagi neid asju. No kui võtta nüüd natuke sellisel konkreetsemal suunal, et ütleme, et ma olen ettevõte, ma tahan omale äritarkvara, mida Erpli pakub või kui madalalt see pihta hakkab, see tase ja need vajadused? No meil sobib nii ühe töötajaga nii-öelda müüjale, laole, esmajoones siis ladu, jaekaubandus on meie fookus, et e-kaubandus, B2B kaubandus, et seal on meil terviklik pakett olemas, mis võimaldab siis hallata efektiivselt erinevaid ladusid, saadetisi, vastuvõtmist, seda inventuuri poolt ja samal ajal siis kogu see info jõuab efektiivselt erinevatesse e-poe kanalitesse, B2B lahendus, mis võimaldab siis püsikliendile otse tellida, B2B kliendile otse tellida, nähes oma hindu, maksmata arveid, kõike muud ja limiite samal ajal edasi delegeerida. Kui ka võimaldab siis suhelda erinevate müügikanalitega, et tooteid saab mugavalt saata Amazoni, eBay'sse, muudesse platvormidesse ja tegelikult saab juba täna ka vastu võtta agentide või MCP kaudu tellimusi ja isegi ka saata välja teatud juhul neid tellimusi eeldusele, et vastuvõtja on võimekas. Nii et see platvorm tervikuna võimaldab siis oma baasäriprotsesse koordineerida, et ta ongi selline majandustarkvara, äritarkvara, mis võimaldab siis oma äri korraldada. Kas ta kasutaja vaatest on, kui lihtsasti ta nagu hallatav on, kui ma täna kõikide nende asjade peale mõtlen, mida sa just ette lugesid, et kas see on midagi, mille jaoks ma peaks nüüd tegema eraldi koolituse kusagil üle, et kuidas ma sellest kõigest läbi närin, kui ma olen selline algaja?
eks me teeme selle koolituse koos juurutusega, et enamasti see tarkvara vajab väikest juurutust ja koolitust ja selle käigus pannakse kliendile see äriprotsess paika, et leitakse nii-öelda kohad, kus saaks olla efektiivsem, parem ja samal ajal nii-öelda juurutatakse koos tema meeskonnaga vastav tööprotsess ära, et meie viimased lahendused juba võimaldavad suhteliselt puust ja punaseks sellise diagrammi või planogrammi joonistada, mis siis võimaldavad nagu ka uutel töötajatel aru saada, kuidas kaupade ja tellimuste voog liigub ja mis seisus mingid asjad on, et selline ülevaatlikkuse parandamine on kindlasti põhieesmärk, et tava nii-öelda töötaja saaks võimalikult selgelt aru, mida ta tegema peab, mida klikkima peab, mis on pooleli, mis on nagu sisse tulnud, mis on nagu punases teemad, et ta õigel ajal saaks reageerida. Et süsteem peab nagu tootma informatiivset nii-öelda vaadet, et inimesed saaksid efektiivselt tööta. Kas kasutajaliides on ikkagi selles mõttes täna selline nii-öelda vanamoeline või klassikaline või on seal juba hakanud ka toimuma mingisugused, kuidas ma siis ütlen, sellised vibe koodimisele sarnased lähenemised, et ma võin nagu lihtsalt küsida midagi, sõnastada midagi ja siis tehakse see juba ära? Ja täna sa juba võid meie nii-öelda aruandluses ja meie ärianalüüsi poole peal juba täiesti otse küsida ja süsteem vastab sulle kas graafikute või aruannete või soovitustega või otsib ka mingeid vigu ja kõike muud sealt. Aga kasutajaliides on nagu inimese jaoks ja ma usun, et see, kuni inimene selles protsessis nagu osaline on, siis see kasutajaliides ei kao kuhugi, et inimese jaoks tõenäoliselt ikkagi on vaja näha konkreetselt selget pilti ja me võime mõelda, et vibe koodib keegi midagi valmis. On ka võimalik, eks ju, meie platvormi peal neid asju kohandada ja see disain ongi selliselt tehtud, et seal saab vibe koodida, aga selleks peab nagu teadma, mida sa tahad teha, et pole kindel, et iga ettevõtte põhiülesanne on nagu tegeleda selle osaga, et sama hästi võib igaüks kodus autol rehve vahetada ja kõike muud, aga pole nagu päeva lõpuks kindel, et kas see nagu efektiivne tegevus on, et igaüks peab ikkagi tegelema rohkem oma äris nii-öelda lisaväärtuse loomisega. Tarkvaralahendustega lisaväärtuse loomine on kindlasti võimalik, aga see on päris raske, sest selleks on mahtu vaja, et need ühikuhinnad on suhteliselt madalaks juba konkureeritud, et seal on nagu suhteliselt raske midagi sisulist teha. Aga ettevõtted saavad vaikselt tasapisi meie avatud platvormi kaudu lisada enda äri spetsiifilisi lisavõimalusi, integratsioone, ma ei tea, töövahendeid, töölehti, koguda spetsiifilisi andmeid, et muuta oma äri nagu paremaks ja konkureerida läbi unikaalsuse. Et tulevikus ikkagi ettevõtted, kes jäävad ellu, on unikaalsed, nad teavad, mida nad teavad, mis nende väärtuspakkumine on kliendile ja nad suudavad seda kvaliteeti nagu stabiilselt elus hoida. Et läbi selliste tööprotsesside juurutamise, standardi juurutamise on võimalik luua nagu selline ootuste nii-öelda baasine ja seda siis kvaliteedi juhtimise kaudu võimalik ka tagada. Et see on nagu hästi tähtis valdkond ja ma usun, et sellest nagu kindlasti saab tulevikus ettevõtted rohkem kasu. No sa mainisid sõna avatud, räägi see natuke rohkem ka lahti, et avatud versus kinnine, kas see siis tähendab, et ettevõtjal on võimalik põhimõtteliselt täpselt kõike enda näo järgi seadistada või milles see termin täpsemalt seisneb? Täpselt jah, et ettevõttel on võimalik omale töölaud koostada ja enda tööprotsessid sinna kokku tuua inimeste jaoks ja vaadata, et need kasutavad neid lahendusi, mida siis on lubatud kasutada, see on nagu punkt 1 ja teine on see, et ettevõte saab ka muuta neid lahendusi, vorme, aruandeid, tabeleid, lisada oma andmeid sinna juurde. See on ka nagu ülioluline, enamasti seda väga lihtne teha ei ole. Ja meie süsteemis tõesti on võimalik ka nii vibe aruandlus kui ka vibe koodimine, mis tähendab siis seda, et ettevõte saab teha endale sobivaid juba vorme ja lahendusi sinna. Et ma usun, et järgmine põlvkond ettevõtjad juba eeldab seda vaikimisi, nii et selles mõttes see nagu äritarkvara revolutsioon on nagu tähtis. Samal ajal need lahendused, mida meie siis teeme oma platvormi peal, mis lõime nagu unikaalse platvormi siin suurusjärk 3 aastat tagasi, mis võimaldab siis seda äritarkvara nagu hoida pikaajaliselt stabiilsena ja seda võimaldab pakkuda eri platvormide peale, ehk siis, et tarkvara saab töötada nii veebis kui telefonis kui ka Windowsis või Linuxis, mis on väga tähtis turvalisuse vaatest ja kulude vaatest ja see äritarkvara on siis selline portatiivne, et sul on võimalik teha enda firma äpp nii-öelda ja saata see enda firma äpp oma App Store'i või Apple'i App Store'i, kui tahta ja panna siis oma töötajad seda kasutama. Ja seal on hästi tähtis, et me tagame turvalisuse, me tagame andmete turvalisuse, me tagame erinevatele nõuetele vastamise, et enamasti nii-öelda kodus tehtud lahendused seda tingimata ei võimalda. Et see on nagu väga tähtis aspekt, et kliendi andmete kaitse, isikandmete kaitse, see on nagu A ja O. Need andmed siis ikkagi me jõuame jälle selle sama pilveserverini välja, eks, et teie kindlasti hoiate neid andmeid, on need ka kliendil lokaalselt kusagil
olemas või et kui personaalne on see lähenemine üleüldse, et kus ja kuidas neid kliendi andmeid säilitatakse? Kliendi andmeid me säilitame erinevates regioonides, meil on eraldi serverikeskused, mis vastavad nii-öelda pakkumise nõuetele ja standarditele ja see tagab selle, et kliendi andmed ei tohi erinevate riikide vahel nagu liikuda, et erinevate regioonide vahel ammugi mitte. Ja need andmed on tagatud mitmeastmeliste autentimistega, loomulikult igasugused tulemüürid, kõik muud, et seda taset ise nagu saavutada on päris keeruline, ehk mitte öelda võimatu, et meil on pidevalt käivad turvatestid, turvaauditid, süsteemidel on olemas SOC 2 ja ISO sertifikaadid, kõike muud sinna juurde. Loomulikult on seal failover ja varukoopia ja muud lahendused taustal, et päeva lõpuks me pakumegi andmete kaitse ja hoidmise teenust, eks ju, et kasutajaliides on lihtsalt selline uhke vaade siin otsa, et mugavaks seda. Seal te ilmselgelt ei ole siis ju päris lõpuni ikkagi nagu oma servereid ei kasuta, seal on ikkagi koostöö mingid suuremad pakkujad, kelle juures või? Meil on renditud või nii-öelda kasutuses enda ikkagi dedicated süsteemid ja meie eripära on see, et meie kliendi andmed on isoleeritud andmebaaside kaupa, et enamus pilvepakkujaid kipub olema siuke multitenant süsteem, mis tähendab seda, et võib juhtuda, et kliendi andmed on kõik teiste klientidega samas tabelis. Meie puhul on tagatud täielik eraldatus. See tähendab, et igal kliendil on igal juhul ka oma andmebaas, täielikult seda ei jagata. Seda ei tohigi jagada ja see saab olema üha suurem probleem paljudele, et see täna võib-olla tundub mingisugune suvaline teema, aga oma andmeid ei tasu teiste andmetega koos hoida, kuna kunagi ei tea, kas päring töötab hästi või mitte. Ja seda eriti AI ajastul, et kui me enne saime nagu eeldada, et tarkvara kuskilt ei välju oma nii-öelda ülesannete piirdes, siis AI ajastul tegelikult ilma eraldatud andmebaasideta ei ole võimalik seda ausalt öeldes tagada. See AI, millest me siin räägime juba päris palju, kui lokaalne see on, sest tegelikult ikkagi need suured, kõige targemad AI mudelid peavad paratamatult asuma kusagil mujal. Eks meie äritarkvara võimaldab kasutada ka isiklikke AI mudeleid, võid ka enda arvutis neid jooksutada päeva lõpuks, aga need, mida me kasutame, on jällegi kliendi kohased, isoleeritud, võib-olla nagu tsipakene kallimad kui lahendused, mis kuskil nii-öelda pooltasuta jagatakse või subsideeritakse hetkel, eks ju. Aga nende eelis on see, et jällegi need andmed ei rända kuhugi mujale ja keegi teine ei treeni selle peal nii-öelda enda mudeleid, eks ju, ehk siis. Ja kindlasti tasuks soovitada, et kliendi andmed ei tasu avalikesse AI mudelitesse eriti panna, et võib tekkida probleeme hiljem. Aga praegu ma sain sellest vastusest ikkagi nii aru, et kui ma nüüd AI-ga suhtlen Airplay kaudu, siis tegelikult need ei liigunud kusagile kolmanda osapoole AI töötlemisele. Absoluutselt jah, et meil on eraldatud AI serverid, mis on nii-öelda klientide jaoks ja ühe kliendi andmed teist ei näe ja samamoodi ei ole seal sellist üldist AI teenuse pakkujat taga, mis siis võimaldab tagada, et nad ei nii-öelda treeni uusi mudeleid nende andmed pealt, et otseselt see treenimine ei ole paha, aga paha on see, kui teie andmed sinna lekivad. No kui saladus pole, mis mudelid seal on? Meil on olemas kõik enam levinud mudelid, et ega seal otseselt nagu piiranguid ei ole, et alates cloudest ja lõpetades kimidega, nii et kõik võimalikud variandid on olemas, et lihtsalt süsteem, kus me neid jooksutame, on dedicated või nii-öelda piiratud nii-öelda ligipääsuga, et see on meie jaoks spetsiaalselt püsti pandud ja me ise siis arveldame kliendiga, et seda ei saa väljapoolt keegi kasutada, et ainult nii-öelda Airplay kliendid saavad seda kasutada. Kas see arveldamine tähendab seda, et kliendi vaatest ka kuidagi selle AI kasutamine võib hakata arve peal välja nägema mingite ridadena või on seal mingid piirangud? Ja mingid 10 eurosid ikka võib sinna tulla, kui seda väga palju kasutada, et aga meil siin kliendid teevad nii aruandeid, kui teevad omal tooteandmete sisestust, kui ka andmete korrastust või tõlkimist või toote piltide uuendamist ja ma ei tea, klientide analüüsi ja kes teeb e-maili pakkumisi ja kes teeb oma kodulehe või e-poe disaini sellega, et me võime öelda, et ühe, ma ei tea, kodulehe disainimine võib maksta seal, näiteks meie e-poe platvormi Voogi näitel seal võib maksta seal kuskil mõni euro, et see ei ole väga palju tegelikult. See tähendab seda, et siis teie platvormil klient tuleb ja võib ka vabalt öelda seal selle AI-le, et palun tee mulle selline leht
sellise ülesehitusega. Absoluutselt jah, et eks see tulevik ongi see, et kuna meil tarkvara on piisavalt avatud, siis on võimalik hakata ümber kujundama kõikide inimeste töökeskkondasid, töölaudasid, kassaekraane või iseteenindusekraane või raamatupidaja töökeskkonda või loome töökeskkonda, et see saab huvitav aeg olema, et kus see disainivabadus jõuab kõikideni. Kui me vaatame natuke veel sinna kapoti alla, et ilmselt räägime nüüd jälle AI-st, et kui optimeerida sellist liikumist, ostuprotsesse ja sellist süsteemset vaadet seal all, kas sinna on nüüd lisandunud ka, ma saan aru, mingisugust tarkust, mida siis teeb juba masin, ehk et inimene ei pea enam teadma, et kas ma tahan tingimata seda toodet sealt tuua siia, võib-olla oleks hoopis optimaalsem tuua mingisugune sama toode hoopis sellest kohast teise kohta. Ja ma usun, et selline nagu toote toomine on võib-olla siuke last mile, et see on nagu iseenesest nagu ka õige probleem, aga seda kahtlemata süsteem võimaldab juba ilma AI-ta öelda, et selleks tingimata AI-d ei ole vaja. Aga AI võimaldab, ma ei tea, ostuarveid kontrollida, ostuarveid automaatselt meil sisse võtta, vaadata, kas kogused on õiged, vaadata, kas keegi on, ma ei tea, eksinud mingite tootekoodide või hindade või ma ei tea, mis iganes allahindlusmääradega, et see võimaldab taustal tegelikult tagada vigade kontrolli, et ma usun, et peamine asi, mida võiksid ettevõtted oodata nagu äritarkvara ja AI ristamiselt ongi vähenenud vigade arv ja automaatika, mis võimaldab sellist eksimust vältida ja automaatika, mis võimaldab seda eksimust üldse tuvastada, sellepärast et kui sa, ma ei tea, tellid iga nädal nagu ma ei tea, porgandeid näiteks on ju kuskilt hulgimüüjalt ja see hind kõigub seal on ju, kui see hind kõigub väga palju on ju, siis jätkuvalt sa ei pruugi seda enne märgata, kui sa kõiki neid 4 näiteks saadetist kuus nagu vaatad ja võrdled, et selle tegemiseks on aega vaja, seda aega ei pruugi ettevõttel olla ja seda rida realt kokku panna ongi väga tüütu, eriti kui kogused kõiguvad ja nii edasi. Selleks AI on hea abiline, et ta võimaldab jälgida, et kas sa ostad kaupa selle hinnaga, mida sa oled oma toote näiteks retseptis või sisseostu plaanis nagu määranud või eelarves ja kui sa nagu väga palju kõigub sellest, siis süsteem saab selle kohta hoiatuse teha, et see on nagu ülioluline, et ettevõtetel kasum lekibki iga väikse tehingu raames, kus toimuvad väiksed eksimused ja see süsteem annab siis võimaluse hoiatada siis ostujuhti näiteks ja ostujuht saab siis oma tarnijaga minna ja analüüsida, et miks need hinnad siis on muutunud näiteks. Kas piltlikult võib siis öelda, et ka täna istub siuke nähtamatu AI abiline, kes iganes assistent vaatab kogu aeg üle õla ja kas sa ikka panid 1 nulli õigesse kohta või ei pannud 2 nulli üle liia, kui tuleb siuke inimlik eksimus? See tuleb sisse lülitada ja see äriprotsess tuleb endal juurutada koostöös meiega siis, aga põhimõtteliselt see on võimalik tööle panna ja see abiline eksisteerib juba funktsionaalses mõttes, kuidas seda rakendada, see on nüüd iga ettevõtte küsimus, kellele ta selle hoiatuse või emaili saadab ja kuidas. Aga võib öelda, et meie keskendumine keerukale baastarkvara platvormi arendamisele tasub ennast ära, kuna me suudame pointlikult siis selliseid äriprotsesse toetada ja kohandada. See, et tuleb ostuarve sisse, see, et AI seda loeb, see, et kusagil toimub mingisugune analüüs, see kõik on keerukas protsess ja sealhulgas on vaja veel arveldada ja nii edasi, et see kõik on täna meie platvormile tänu lihtsalt võimalik. Arveldust mainisid, räägime sellest paar sõna, et see on viimasel ajal selline omamoodi probleemiks hoopis kujunenud see, et helistatakse kusagilt valest kohast ja inimesed kannavad suuri summasid üle ja mitte ainult inimesed, vaid ka firmad ja inimesed, kes seal firmades on. Kas äritarkvara suudaks siin vaadata, et palun ära kanna seda raha sinna, see ei ole üldse autentne arve, mille alusel sa kannad? Absoluutselt jah, et see arvete ja õigsuse kontroll on kindlasti üks osa ka selle saatja andmete kontroll, lugemine, mis seal peidus on kindlasti, et ma usun, et selliste võltsdokumentide probleem ainult ajas süveneb, et selles mõttes see on kindlasti õige tähelepanek ja kas ta nüüd võimaldab raamatupidajal vältida selle oma PIN-koodide üleandmist kellegile, seda ilmselt veel mitte, aga võib juhtuda, et mingid lahendused ka seal tekivad, et pigem
süsteemid vajavad sellist pidevat nagu turvaanalüüsi auditit ja eks vajavad ka inimeste teadmised nagu ajakohastamist, et selleks meil on ka mõned lahendused olemas, et näiteks me tegime oma klientidele niisuguse turvatesti lahenduse, kus nad siis saavad natukene testida oma inimeste teadmisi. Meie lahendus Haurs 24, mis on siis tööarvestus ja HR management võimaldab seda päris hästi teha. Ma soovitan täitsa rakendada seda, kuna teadmised meil isegi mõnedel IT-taustaga inimestel õnnestus kohe mitte esimesel korral kõikidele küsimustele õigesti vastata, nii et see ei olegi nii lihtne ja kui teha ka turvakatsetusi, et vaadata, kas inimesed reageerivad õigesti või valesti sellistele probleemsetele kas kirjadele või kõnedele, siis see on nagu siuke treening, eks ju. Ja seda on vajalik teha, sellepärast, et muidu nad ei teki nagu ohutunnet, eks ju, ja nad jäävadki nagu kõike usaldama. Et see on üli suur probleem ja see ainult süveneb, eks ju. Kuna selliste andmete töötlus ja ütleme nii, et arvele valede andmete lisamised, kõik muud asjad, et see on kindlasti nagu täiesti reaalne probleem. Ja seda aitab osaliselt lahendada, aga siin tuleb hakata rakendama neid asju, et siin nagu ei piisa sellest, et me kuskil loeme seda, et seal on vaja nagu mõelda läbi, et kuidas siis oma raamatupidajad nagu igapäevaselt aidata. Ja enamasti seisneb selles, et tuleb peale panna mitmeastmeline kannete kinnitamine ja nii edasi. Aga igal pool ei ole seda võimalik paraku teha, aga siis aitabki ikkagi koolitamine. Seda võiks siis teha ikkagi üks inimene või on ka võimalik panna, et mitu inimest peavad ikkagi heaks kiitma mingisuguse liikumise tegevuse? Limiidid tuleks panna jah, et ma usun, et nagu selles mõttes, kui rääkida konkreetsetest näidetest, siis kindlasti aitab limiidid. Aga ega pettureid ei ole rumalad, et eks nad leiavad järgmised lahendusi. Et siin nagu ei tasu nagu liiga enesekindel olla, et ega nagu konto, millel ei ole pandud kaheastmelist autentimist ja millele on seal kuskil 8 tähemärki parool, selle ülevõtmine on võimalik kuskil päeva jooksul. Ehk siis, et kui sul on kasutaja nimi on e-mail ja parool on 8 märki, siis häkkeril on võimalik su see konto üle võtta 1 päeva jooksul. Siinsed kogemused nagu pigem näitavad, üle võetakse pigem seda inimest seal taga, et mitte isegi niivõrd ei murta sisse sealt uksest, vaid lihtsalt koputatakse inimesele õlale ja öeldakse, et palun tee meil uks lahti. Ja Eestis on Smart ID on väga ja mobiil ID on väga mugavad teenused ja selles mõttes selle mugavusega tulevad kaasa ka riskid ja vastutus, et midagi ole teha. Seda testvõimalust mainisid, ütle veel paari sõnaga, mis see täpsemalt oli, et kas seda saab keegi teha ka, kes täitsa täna väljapoolt vaatab Airplayt või see on ainult teie klientidele? Ja seda saab vaadata ka väljapoolt jah, teoreetiliselt, et tuleb siis endale Haurs 24 testkonto teha. Haurs 24 on see. Ja see on üks toode meil lihtsalt, et mis meie platvormil on ajaarvestus ja tööarvestus ja personalidokumendid ja need samad testid seal hulgas ja see võimaldab siis jälgida, kontrollida inimestega teadmisi erinevates küsimustes, alates tööohutusest ja täna tuleb välja, et ka arvutiohutus on tähtis teema, et ei ole ainult see, et kas ma oskan kohvimasinat või saagi õigesti käsitleda, vaid küsimus on ka selles, kas ma arvutit ja telefoni oskan õigesti käsitleda, et natuke naljaks, aga nii see on. Seal on siis pigem selline test, mis kontrollib või ta ka omamoodi koolitab? No eks läbi nende küsimuste ta ju koolitab ja selles mõttes vastad õigesti ja valesti, et umbes, et kas helistab inimene X, et ütleb, et on juhatuse liige, et kanna kohe raha üle, et kas kannad või jah, ei, et selles mõttes, et eks ta lõpuks annab aruande ja teeb sulle analüüsi selle kohta ja võimalik, et tuleb see info ka juhatusele saata pärast, kes siis võib-olla peab täiendavalt koolitama või siis saab aru, et tal on turvanõrkus ja tasub panna väiksemad limiidid näiteks, et see kahju oleks väiksem, et ega enamasti ongi probleem seal. See tähendab ikkagi ülekandeid, kui selliseid võib ka siis süsteem teha, nimetame siin autonoomselt. Et me oleme ikkagi jõudnud sinna, kus ei pea raamatupidaja igat kannet või inimesed enam personaalselt autoriseerima. Täna hetkel pigem nagu nad peavad jah ja eks see nagu probleem ongi pigem nagu seal, et süsteemid võib-olla saaksid ise isegi paremini nendega hakkama kui see, et inimene võtab tavalise pangaliidese ja läheb ise kõike tegema, kuna see annab ka võimaluse pättidel sisse tulla. Ma just seda mõtlesingi, et ühtepidi on see justkui turvaline, et inimene autoriseerib, aga teistpidi nende näidete najal, mis me näeme, võib-olla hoopis vastupidi. No väga lihtne näide on tegelikult see, et pankades enamustes vähemalt
Swedbankis näiteks, ma ei tea, kas võib-olla mõnes teises SEB-s vist ei ole seda võimalust, aga on võimalik panna näiteks IP piirang peale või riigipiirang peale, mis tähendab seda, et näiteks, et sinu panka saab sisse logida ainult Eestist. Ja ma olen ise ka välismaal helistanud ühe korra oma panga kliendihaldurile öelnud, et ma ei näe oma kontot, aga ma olin pannud riigipiirangud peale ja siis ma ei näinudki enam oma kontosid üldse. Mulle meenub, et see SEB-s nagu oleks ka olnud või võib-olla ma paletan, mul on endal nagu kogemus, kus ma ei saa välisriigist juurde, aga võimalik, aga ma ei ole SEB-s seda näinud jah, et pigem oli Swedis ja võib-olla LHS ka. Aga ühesõnaga sellised võimalused tasub rakendada, et probleem täna ongi nagu selles, et kurbloolis on selles, et need võimalused ju eksisteerivad. Keegi rakendab lihtsalt. Et see probleem ei ole nagu selles, et neid võimalusi tehniliselt ei ole loodud, vaid probleem on selles, et nii nagu tuleb AI lahendusi või äritarkvara on lahendusi, näiteks VMS, kaubad sisse, kaubad välja, mobiiliga, väga mugav, väga täpne, vigade arv väiksem, eks ju, nii edasi, laoseisud korrektsed, eks ju, keegi ei rakenda seda. Et sama on selle panga nii-öelda riigipiiranguga, et lahendus on loodud, keegi ei kasuta seda. Nüüd kui küsimus miks on ju, ilmselt ei ole teavet selle kohta, et sellist asja võiks rakendada. No ja siin ongi küsimus nagu laiem või filosoofilisem, et palju me usaldame inimest, palju süsteeme ja kumb siis nii-öelda päeva lõpuks, kuidas öelda, rohkem vigu teeb. Ma arvan, et kui on olemas mingi süsteem, mis võimaldab inimestel nagu seda eksimisriski nagu vähendada, siis tuleks seda rakendada, et ma arvan, et see süsteem teeb oma asju täpselt ja õnneks seal kõiki asju veel AI ei tee, eks ju, aga need rakendused tuleks nagu tööle panna ja juurutada, et selles mõttes see üldise mõttena kindlasti see riigi panek oma kontodele, et näiteks on Eestist või ma ei tea, Soomest saad sisse, et see on nagu ülimõistlik. Ja kui väga vaja on, saad kaugemalt ka, aga kindlasti nii-öelda petturid mõtlevad ka selle jaoks mingid ravimid välja ja see ei ole ka ülikeeruline, aga iga väike asi natuke lisab turvalisust juurde. No kui nüüd tule korraks selle tagasi tulevikust olevikku, ettevõte hakkab nüüd äritarkvara valima, oskad sa siin anda ka mingid nõuandeid, millele peaks tähelepanu pöörama, et mitte lihtsaid vigu kohe alguses teha? Ma usun, et peamine nagu see, et tasub arvestada, et äritarkvara peab olema avatud ja kohandatav, et täna me näemegi, et enamus ettevõtted soovib ja peab viima oma äriprotsessid vastavusse tegelike vajadustega ja äritarkvara peab ühilduma ja jälgima ettevõtte tegeliku töövoogu, olema lihtne. Sealt peab olema võimalik välja võtta mitte sobivad, ma ei tea, andmeväljad, mitte sobivad tööprotsessid ja nii-öelda tagada äriprotsessi disain nagu selline nagu ettevõttel nagu ideaalis võiks olla, eks. Et väga tihti tehakse viga, et hakatakse vana tarkvara kopeerima, ei võeta kasutusele nagu uue loogika mehhanisme ja mõtteid, vaid nii-öelda kopeeritakse vana asi lihtsalt uude kuude, sellest mingit efekti ei sünni, enamasti kulub palju aega ja teine probleem on kindlasti see, et tarkvara ei kohandata ettevõtte tegelikele vajadustele ja ei piirata kasutajate võimalusi selle, et tarkvara on liiga lai, kasutajatel on raske aru saada, järgida seda ja siis nad hakkavad vigu tegema, et see on nagu ülitähtis. Ja ma usun, et peamine on see, et tarkvara peab töötama täna nii mobiilis kui veebis ja olema nii-öelda paralleelselt kasutatav, et selle nimel me siin töötame. Ja ühel hetkel ma usun, et me jõuame sinna, kus siis ettevõtte juht või äri nii-öelda liinide juhid saavad ise juba kohandada enda tarkvara vastavalt enda vajadustele, et jooksvalt, et see nii-öelda promptimine või nii-öelda chatimine, vibe koodimine tuleb nagu üha rohkem sisse sinna, nii et ma usun, et see on väga, väga tähtis järgmine arenguetapp nagu. Ja paljud tarkvarad ikkagi ei suuda ilmselt sellega kaasa minna ja selleks me olemegi näiteks taas loonud nii-öelda ajaloolise Kaiasofti Verbi platvormi enda nii-öelda uue tehnoloogiaga, et siis anda võimalus ka uue põlvkonda nii-öelda raamatupidamistarkvara tulekuks, et kus on siis kõik lahendused on muudetavad, kliendi poolt muudetavad, kohandatavad, et see saab olema ka päris põnev aeg, et 30 aastat kogemust valame selle uude kuude ja see saab olema põnev rännak. No kliendi vaatest väga oluline ongi see, et kuidas ta saab hakkama, kui ta ei oska, et kas Erpli poolt on ka selline inimene telefonikõne kaugusel või palju te suudate selliseid, võib-olla mitte kõige targemaid küsimusi lahendada kogu aeg. Ja meil on kõikidel tarkvarapakettidel
kliendi tugi, kes siis juba spetsialiseeritud küsimustele vastab. Ikkagi päris inimene täna, mitte AI või esimeses astmes on juba AI. Ikka päris inimene igal pool jah, et ega meile tulevad küsimused on spetsiifilised, et meil enamasti kliendid on nii targad, et nad oskavad ise juhendeid lugeda ja need küsimused, mis meieni jõuavad, on juba väga sellised spetsiifilised ja natuke keerulisemad, et seal AI-ga ei ole nagu suurt midagi teha. No kliendi tugi on väga oluline valdkond, on see täna suuremahuline osakond siis nii-öelda jutumärkides või mitte, kes peab olema olemas? Ma usun, et kogu meie ettevõte on üks suur kliendi tugi siin, et selles mõttes see ongi ju eesmärk, et olla kliendile olemas ja lahendada küsimusi, et ega see tarkvara tootmine iseenesest mingi eesmärk ei ole, et eesmärk on ikkagi kliendile aidata oma tööd paremini korraldada ja klientide käest tuleb väga palju tagasiside, et ma ise osalen ka väga paljudes kliendi kõnedes ja ka kliendi murede ülevaatamise kõnedes ja mis on nagu igapäevaselt meil ja selles mõttes seal kindlasti on kõvasti arenguruumi, aga kindlasti saame ka üha rohkem infot jagada klientidele, et kuidas oma tööd paremini korraldada ja et siin nagu arenguruumi on kõvasti ja AI natuke kindlasti aitab, et seal võimaldab materjale kiiremini toota ja nii edasi. Erpli täna tegutseb kaugeltki mitte ainult Eestis, see tähendab, et väga paljudes maades on ikkagi väga paljud kohalikud inimesed sellega tegelemas, kliendi tugi, et kuidas need probleemid võib-olla riigiti erinevad, kui niimoodi laiemalt üldse vaadata. Eks igas riigist natuke erinevad ja võib-olla nagu äriloogika erinev, et ütleme Eestis võib-olla on majandusarvestus võib-olla natuke tagaplaanil ja eespool on nii-öelda selline maksude jooksev käibemaksu kokkulugemine, siis mõnes muus riigis on, ma ei tea, maksuarvestus käib kord võib-olla aastas ja igapäevaselt tegeldakse rohkem majandusarvestuse ja sisulise tegevusega, et eks see riigiti need küsimused tänu sellele ka on väga erinevad, et eks sõltub regulatsioonidest, seadustest, et eks kõik ettevõtted neid maksimaalselt üritavad nii-öelda järgida ja sellest tulenevalt ka küsimused on erinevad ja prioriteedid on tänu sellele erinevad, et see riigi nii-öelda regulatiivne süsteem paneb ka ettevõtetele mõneti sellise fookuse nagu paika, et mida rohkem reguleeritud, seda rohkem ettevõtted nii-öelda tegelevad nii-öelda maksusüsteemi tundmaõppimisega ja mida vähem reguleeritud näiteks nagu USA-s, kuigi seal on nagu maksusüsteem päris keeruline, siis seda ei pea iga kuu või nädal nagu teadma, et selles mõttes selle arvestusega tegeleb enamasti maksukonsultant kord aastas, siis see omakorda teeb jällegi ettevõtetele, annab vaba aega, eks. Et see peab kogu aeg tegelema. Kas see tänases ühendatud maailmas Erpli füüsiliselt asub ka nendes riikides või on ta pigem? On teil, ma ei tea, kontor on Eestis veel kusagil? Ja meil on paljudes riikides kontorid, et USA-s mitu kontorid, Kanada, meil on Filipiinides, Austraalias, UK-s nii edasi, et siin neid asukohti on päris mitu ja Tšehhi näiteks on meil, Brno's on kontor nii edasi, et neid asukohti on palju ja eks neid tuleb juurde järjest ja mõnes kohas veel on meil ka partnerid, kelle nii-öelda juures me virtuaalselt asume ja eks me vaikselt laiendame seda jalajälge, et kindlasti maailm on suur ja lai ja ettevõtted on palju, et seal nagu võimalusi nagu nii-öelda oma väärtus pakkuda on palju. On ikkagi füüsilist kontorit vaja, ma jäin ise seda küsimust küsides just mõtlema selle peale, et ühtepidi see tundub kuidagi tore, et olla seal riigis füüsiliselt olemas, aga samal ajal füüsilist suhtlust ju väga ei toimu. No toimub ikka, ma arvan, ja selles mõttes ma usun, et seal toimub ikka ja juba töötingimused ja ka töötervishoiu tingimused juba seavad omad reeglid ja selles mõttes meil ikkagi enamus inimesi töötab kontoris, et väga, väga harva on kodukontorid või on nagu tõesti vaja haiget last hooldada või midagi muud, et see kõik on nagu võimalik, eks ju, aga pigem nagu tendents on täna ikkagi see, et inimesed on kontoris ja meil kliendid ka on kontorites ja see on see nagu umbes sama nali, et kas juuksur saab kodukontorit teha, eks ju, et sul ei ole neid tehnilisi tingimusi. No vahepeal oli just aga võib-olla see ei ole mugav. Ära ja lugesime uudiseid, kuidas suured pinnad jäid üle ja kõigil oli keeruline, et nüüd siis on trendile vastupidine. No ma usun, et see inimeste enda töö nii-öelda tuleviku huvides on nagu kontorites osaleda, et saada aru, kuhu areng viib ja mitte olla lihtsalt, ütleme, väike protsessi täitja, vaid omada mingid valdkondi, õppida selgeks mingid tooted oma juhtide pealt, et mitte lihtsalt täita taske nagu, et väga tähtis on see, et nad areneksid edasi ja ilma nagu teisi inimesi nägemata on väga raske nagu sisulist õppimist teha, et areneda spetsialistist juhiks näiteks, et ülikeeruline ja ma ei usu väga sellesse, et see kodukontori töö nagu võimaldab inimestel pikaajaliselt olla nagu efektiivsed, et pigem võib juhtuda, et need töökohad, mis kodust on tehtavad tulevikus AI võtab ikkagi üle.
no mis need töökohad üleüldse on, mis AI üle võtab, kas see tähendab, et ettevõte, kes kasutab Airply teenust, võiks oma siseselt ka siis hakata mingisuguseid inimesi asendama AI-ga, mida Airply näiteks pakub? Absoluutselt, et ega selles mõttes see AI kindlasti järjest võtab lihtsamaid ja rutiinsemaid töid üle, et seal kliendi kirjadele vastamine, automatiseeritav email marketing, automatiseeritav raamatamisdokumendid sisse, täiesti automatiseeritav, juba see sama analüüs, klientidele meelde tuletamine, automaatne, võib-olla juba tellimuste pakkumine, analüüs, jällegi automatiseeritav. Ma usun, järgmiseks on raamatupidamine, mis läheb automaatseks, ka meie eesmärk Kajasoftis on pakkuda selle tootega maksimaalset automatiseerimist ja see annab siis võimaluse raamatupidajal edasi areneda, et hakata nõustama, hakata lahendama sisulisi probleeme. Tegelikult see suurendab raamatupidaja tööväärtust. Et see tundub, et see võtab mingi töö ära, jah, see võtab andmesisestaja rolli ära, eks. Aga raamatupidaja kompetents jääb alles, maksud lähevad üha keerulisemaks, kõik muud aruanded lähevad üha keerulisemaks, et raamatupidaja on tegelikult üsna varsti selline automaatika spetsialist, kes tagab, et erinevad, ma ei tea, riiklikud statistika ja muud andmekogumid oleks automaatselt õige infoga täidetud ja nii edasi ja vastutab, et see info oleks seal õige ja nii edasi. Et selles mõttes see keerukus nagu suureneb, et raamatupidaja näiteks spetsiifiliselt ei peaks nii palju andmeid seestama ja peaks tulevikus või ka juba täna juba teebki seda, tagab seda, et ettevõtte nii-öelda compliance või nii-öelda nagu selline regulatiivne osa on hästi ja korrektselt täidetud, et neid aruandeid on nagu üsna mitu, mida tuleb juba täita ja kui mitte 10 ja neid tuleb ainult juurde. Nii et selles mõttes ja teises otsas raamatupidaja saab kindlasti ka ettevõtet nõustuda ja aidata mingid riske hallata seal, eks ju, et kuidas on, ma ei tea, andmete kvaliteet, kuidas on, ma ei tea, rahapesu nii-öelda nõuete järgimine, kuidas on üldine, ma ei tea, pangasuhtlus, eks ju, võib-olla ka turvanõuded tulevad raamatupidaja nii-öelda ampluaasse, on ju. Selles mõttes, et keegi peab vastutama selle eest. Et võime mõelda, et IT-spetsialist tuleb kuskil ja teeb kõik turvaliseks. See ei ole nii lihtne, et seal on nagu vaja ka sisuliselt iga programmi tasemel määrata spetsiifilised õigused, et IT-spetsialist ei saa siin esiteks ligi ja teiseks võib-olla ei mõista need kõiki nii-öelda klikke, mida peab tegema. Et see sisuline äriprotsessi mõtestamine väike keskmises ettevõttes on kindlasti raamatupidaja roll, on ta siis sisse ostetud ülesanne või on ta midagi muud. Et vanasti oli ka ju IT-spetsialist käis flopi ketastega ringi ja pani arvutitesse kõva ketet sisse, täna ta enam seda ei tee, eks ju, et juurutab pilveteenuseid. Raamatupidaja varasemalt sisestas arveid ükshaaval, täna ta praktiliselt seda enam ei tee, ei tohikski teha, ta peaks tegelema automatiseerimisega. Et ma usun, et see raamatupidaja roll ongi selline, ütleme, finantsautomaatika. No kui mõtleme ametkohtade peale, kas AI võiks olla ka keegi selline, kelle ülesandeks oli võib-olla seni hoida pilku maailma asjadel, trendidel, muutustel laiemalt peal ja anda kas või mingisugust sisulist nõu või lausa otsustada, et milliseid kaupu on täna mõistlik osta, milliseid oleks mõistlik müüa, vaadata, millised on laovarud, ehk et hallata nagu kogu seda protsessi juba väga, väga laialt ja väga targalt, mida võib-olla inimesel oleks väga raske üldse teha või inimene tegi enne. Ja, et selline automaatne kas hinnastamine või ütleme, kui mingi kaup müüb liiga hästi, siis tasuks võib-olla hinda tõsta ja vastupidi, kui kaup üldse ei müü, tuleks hinda langetada. Et see kontseptsioon tegelikult täna on meil juba kaetud ja seda tuleks jällegi lihtsalt rakendada, et võib-olla me peame tegema rohkem tööd ka ise, et kliente harida ja nõustada selles suunas ja võib-olla nagu vahepeal ongi vaja kliendi käest see tähelepanu saada, et ole hea, et tule nüüd vaata siin nagu tund aega seda, lahendame koos selle ära, paneme tööle, et sa saad endale, ma ei tea, nädalas 5 tundi ja tasuta aega juurde, eks ju, et seal kindlasti on variante, aga meil on kliendid on ülitargad, kõik proovivad erinevaid AI lahendusi meie platvormide peal, arendavad siin asju, et see on hästi huvitav, et ma usun, et meie kliendid on kindlasti ajast natuke rohkem võib-olla ees kui paljude teiste platvormide peal, kuna me oleme avatud, meil on App Store, meil on rakenduste pood. Ja kui nüüd on ma segan vahele, kui see kinnine tähendaks nüüd seda siis, et kuidagi mul jääb ikkagi segaseks, et rõhutad seda sõna avatud kogu aeg, mis see kinnine siin vastukaaluks oleks? Kinnine on see, et sul on, ütleme, tavaline valmis tehtud tarkvara, kus sa midagi muuta ei saa, midagi ära võtta ei saa. Meie tarkvara lahendus võimaldab sul üle API-de suhelda, võimaldab sul kasutajaliidest ise muuta, võimaldab sul erinevaid rakendusi proovida, võtta, ära panna, võimaldab õiguseid määrata ise, eks ju, ja võimaldab ise luua ka täitsa nullist rakendusi, et see sama ostupool ja e-poe, ma ei tea,
toodete haldamine, kuna igal inimesel ja kliendil on omad mõtted ja omad soovid, et siis võimaldabki see avatus olla individuaalne. No kui palju see üldse täna on standardiseeritud või kas see saab olema, et kui me siin kogu aeg räägime, kuidas agendid möllavad siin ja seal, AI annab nõu, ütleme, et me võime üsna varsti leida ennast olukorrad, kus kliendi poolt ju tuleb ka meil agendilt, millele siis peab omakorda vastama ka agent, et me oleme nagu maailmas, kus tegelikult juba omavahel suhtlevadki igasugused erinevad AI üksused. Ma arvan, et sul juba tulebki, et ma arvan, et mul juba mingisugune 3. emaile on näha, et need on agentide pealt tulnud, et küsimused ja soovid ja just ettepanekud ja et selles mõttes, et see on nagu uus reaalsus, et kindlasti see e-mailist tulev nii-öelda spämmi osa saab olema veelgi rohkem individualiseeritud selline või võib-olla ka vahest ohtlik, millele vastab siis ka teine agent. Jah, võib täitsa sinna jõuda, ja siis nad omavahel jahuvad seal, et üritavad kokkuleppele jõuda, et saab huvitav aeg olema, et raske täpselt ennustada, mis kujul, kuidas juhtub, aga enamasti saab ikkagi automatiseerida selliseid rutiinseid protsesse, et kui me räägime nagu sellisest võib-olla kliendi enda ostusoovist ja mõtetest, et AI saab mingil määral seda küll kohandada, tasub arvestada, et näiteks meie abil tooteandmeid saab panna ka ChatGPT-sse, Cloudesse ülesse, mis on väga tähtis, sellepärast et väga paljud lõppkliendid ikkagi juba konsulteerivad seal enda ostusoove, et see on väga-väga nagu suur mõjutaja, et e-poe kõrval täpselt sama tähtis on juba oma toodete ülespanek sinna. Kui nüüd AI või agent tuleb veebipoodi, mille taga on Erpli, kas seal on ka mingid eraldi kasutajaliidesed või kuidas see süsteem täna välja näeb, et kui tuleme tagasi selle teatripiletite näite juurde, mida niikuinii saada ei ole, et kas siis teatril peaks olema mingi täielikult teistsugune liides, kuhu saabki kohe AI tulla krõpsti neid istekohti valima, mida ei ole? Jaa, absoluutselt, et selle AI jaoks tulebki ehitada nii-öelda vastav spetsiifiline lahendus, et selle nimeks on MCP Model Context Protocol ja UCP Universal Commerce Protocol, mis siis võimaldavad siis oma tooteandmeid teha nendele nii-öelda automaatikasüsteemidele nähtavaks. Ehk et AI ei tule siis sellele tavalisele veebilehele nii-öelda, vaid selleks ongi eraldi. Ta saab tulla ka tavalisele, aga see on ebaefektiivne, et ta lihtsalt on aeglane ja seal põhimõtteliselt nagu ta võib vigu teha ja nii edasi, et kui tahta nagu nii-öelda hästi läbi saada AI-dega, siis kindlasti tuleb spetsiifilist tähelepanu natukene panna selle. Ja need protokollid olid, need nimed ka uuesti. MCP ja UCP, aga kliendid on täna ka juba chati kanalites, kliendid on täna WhatsAppis, et selles mõttes tasub nagu sellist pluralistlikku nii-öelda lähenemist kasutada ja olla oma toodetega kõikides võimalikes letides väljas. Võimalikult pika riiuliga, võimalikult paljudes letides, et see tagab nagu äriedu. No tundub, et äriedu ikkagi peaks ka tagama see, et klient teab, mida ta tahab teha eelkõige ise. Lõppklient võib-olla ei pruugi alati teada, aga selles mõttes jah, et kui me räägime nagu äri pooles, siis see teadmine võib-olla on üks ja teine on nende samade lahenduste läbiproovimine võimalikult kiiresti ja odavalt, et me pakumegi tegelikult oma klientidele võimalust lihtsalt järjest proovida erinevaid protsesse ja lahendusi, et leida sellist sweet spoti või sellist nagu võimalust, kus saab siis kiiresti tegutseda. Sest teistpidi, mida rohkem on ju võimalusi ja lahendusi, seda keerukam jälle süsteem nagu tundub, et seda tasakaalupunkti leida ei ole võib-olla kõige lihtsam. Absoluutselt, aga meie süsteemis õnneks on nagu enne öeldud, on rakenduste pood ja osa rakendusi, mida vaja ei ole või mis on keerukad, võib alati ju ära kustutada ja võtta lihtsamad või siis võtta midagi muud sinna, et hoida fookust ja selle inimese töölaua disain või tööprotsessi disain on väga tähtis, et ma arvan, et ettevõtte juhi ja juhtide peamine ülesanne ongi tagada nagu selle töö ja äriprotsessi disain, et see tavainimene saaks nende lahendustega hakkama ja need oleks mõistlikud ja seal ei oleks ülearusid asju, eks. Seega esimene samm võiks olla, kui ma täna kaaluks äritarkvara valikut, ikkagi helistada Erplile, lugeda muidugi see üle, mis teil on kirjas, aga siis, kui tahaksin minna vähegi süvitsi, siis võetakse kõne lahkelt vastu. Absoluutselt jah, aga võib ka kirjutada, et ega enamasti ikka kirjutatakse. No jah, uued ajad, keegi ei julge enam rääkida, olgu mulle tundub rääkimine kindlam, siis ma ikkagi tean, et täna seal vastas on võib-olla veel inimene. Ei no kindlasti on ja ma arvan, et jääbki, et ega selles mõttes, et taustal ikkagi on, ühel pool on ettevõte, teisel pool on nagu nii-öelda teine ettevõte või äritarkvara ettevõte ja ma usun, et need mõlemad on nagu päriselt olemas ja need inimesed on ka seal päriselt olemas, et ma ei usu, et lähiajal puhtalt AI põhine äritarkvara kuskilt tuleb, kes ise ennast pakub, et aga mine tea, see võib juhtuda täiesti, kes teab. Hinnatasemest ka paar sõna, kas peab olema selleks väga suur ettevõte, sa mainisid, et ei pea, aga mida peab maksma, et alustada?
ja et tegelikult meil paketid algavad seal kuskil 59 eurost kuus ettevõtte kohta, mis on nagu üli väike hind, et see on niisugune korraliku nii-öelda komplektlõuna hind, mida ainult kuus tuleb maksta, et see on selline 1, 2, 3 töötajaga pakett ja sealt edasi ja selle paketi sees segan vahele on ju ilmselt juba suhteliselt pikk nimekiri. Seal on kogu meie platvorm ja see on ka avatud, seal on võimalik hakata kujundama ise ringi. Täpselt nii, et seal on kõik lahendused sees, et ja see võimaldab hakata enda jaoks nii-öelda ehitama süsteemi ülesse ja ma usun, et see on väga-väga konkurentsivõimeline ja me Eestis üritamegi hoida seda hinda väga sellise mõistlikuna, et aidata rohkem ka Eesti ettevõtteid nii-öelda kasutada maailmas nii-öelda juba levinud tarkvarapaketti, et muidu saab kasutada muid Eesti lahendusi. Tore, ja kui on huvi ja rohkem küsimusi, siis vähemalt Erpli lubab, et täna ikkagi ainult AI teile ei vasta, vastab ka inimene. Rääkisime Kris Hiiemaaga. Aitäh! Aitäh!